Me püüame keset ookeani ellujäämisparvel kala ja teeme selle kohe süüa. Kõik suurimad ja parimad kalad, kutid. Lähme ranner. Olgu, kapten sülitab toidu välja. Potty Paul. Paula Holu. Sõidame selle hobuse taga, kutid. 3000 hobujõuga. Lähme! Suur aitäh sulle, vend. Ja muidugi suur aitäh ka pallile. Te olete parimad. Aitäh, vend. Sa oled hull mees. Lähme! Nüüd peame minema kala püüdma. Lähme. Laseme surfilaua koos odapüügivarustusega vette. Me läheme siit minema. Lähme. See saab olema üks ägedamaid viise osa alustamiseks, kutid, ja meil on täna ees üks hullumeelne väljakutse. Me püüame keset ookeani ellujäämisparvel kala ja teeme selle kohe süüa. Siit edasi, kutid. Ma kavatsen hüpata paadile, sõita ookeani keskele, loodetavasti püüda midagi süüa ja siis valmistada see toit ookeani keskel. Ma tean, et see kõlab hullumeelselt, aga mul on eriline külaline, kes aitab mind, kutid. Tule siia, sõber. See siin, kutid, on Pablo. Ta on kokk, toidugurmaan ja lihtsalt keegi, kes armastab värskete koostisosadega süüa teha. Ja just seda me täna teeme. Ma sõidan kaugele avamerele lootes, et saan teile värsket mereande. Ja tema valmistab selle mulle hiljem ette. Kuidas see kõlab? Ma ootan seda väga ja ma kuulsin, et koht, kus ma süüa teen, saab olema tõeliselt väljakutsuv. Nii et vaatame, mis saab. Te näete kohe, kus tu süüa hakkab tegema. See saab olema pöörane, see on kindel, kutid. Ma tahan näha, kas ma saan kõige paremad ja värskemad koostisosad. Te teate minu kokkamisstiili. Nimetame seda lihtsaks. See on üsna lihtne. Tavaliselt viskan ma lihtsalt asjad lõkke peale ja kõik on korras, võib alustada. Mida sina oled oma, ma arvan, kokkamiskogemuses teinud? Mis on sinu suurim saavutus, mida sa kunagi teinud oled? Ütleme nii, et ma olen 14 veganit tagasi tavatoidule pööranud. Kuulsid õigesti, eks? 14 veganit tagasi tavatoidule. Mina ei öelnud seda, tema ütles. Olgu mehed, valmistume, lähme avamerele. On aeg minna koostisosi hankima. Lähme. Ootusärevus on täna laes, mehed. Võtsime välja suured relvad ja ma olen natuke närvis, sest te teate, et ma ei taha inimesi alt vedada. Nii et täna loodetavasti saame selle odapüssiga kätte tõelised monstrumid. Ja ütleme nii, et see saab olema üks hullumeelsemaid kokkamisi, mida keegi kunagi teinud on. Ma ei usu, et keegi oleks seda varem oma elus saavutanud. Nii et te näete seda natuke hiljem, me hakkame kapteniga kokku saama. Kui me kord ette läheme, siis me ei tule enne tagasi. Me püüame seal ise toidu. Me hakkame. Olgu mehed, me suundume avamerele. Nagu näete, on kapten meil siin taga. Tänane plaan on see, et toome välja raske kahurväe. Meil on suured odapüssid ja me ajame taga hiiglaslikke avamerekalu. Nagu näete, on meil siin taga kõik olemas. Näete, see on rumpung. Praegu hoian lihtsalt silmad lahti. Üritan aru saada, mis tüüpi kalad siin ümber on. Siin ajame taga tuuni, vahud, mahimahid, kõiki suurimaid ja parimaid kalukutid. Praegu on siin natuke romantiline, kutid. See on peaaegu nagu Titanicust tuntud hetk, ainult et mul on ainult naine puudu. Aga täna on mul siin hoopis kala. Võib-olla teeme koduteel väikese Titanicu, kui saame hiiglasliku kala kätte. Tõstame ta paadininna ja teeme ilusa romantilise tagasisõidu. Ja siis läheme teda korralikult fileerima. Miks ma olen selline veidrik? Mõnikord, kui kapten siin kala püüab, on meie ümber mahimahid, aga nad lihtsalt jälgivad sööta ega hammusta seda üldse. Siis tulen mina mängu, kallis. Toon välja suure relva, odapüssi. Ja taaskord hakkan kaptenile toitu tooma. Nagu näete, see siin on 1,2 meetrine odapüss. Praegu on meil umbes 70 meetrit nööri. Nüüd, poisid, see siin saab hakkama üsna suurte kaladega. Kui see 70 meetrit nööri otsa saab, siis me sisuliselt upume. Nii see käib. Aga ükskõik, millega me siin kokku puutume, me võtame selle maha. See võib meid uputada, see võib meid tappa. Aga selleks me siin olemegi, kallis. Paneme varustuse selga, lähme vette ja vaatame, kas saame sinise veekoletise kätte. Lähme. Olgu, lähme, vend! Woo!
nii mehed, me just tulime oma esimesel sukeldumiselt ja nagu näete, meil on siin mõned ilusad vikerkaare jooksjad. Siin on kohe 2 tükki, need on ühed parimad sashimi kalad ookeanis. Toorelt või küpseltatult on need täiesti pöörased. Olen kindel, et kokk suudab neist midagi imelist valmistada. Aga need loomad, keda me tegelikult jahime, mehed söövad neid kalu. Need on need suured, keda me tahame. Näete, meie ümber on mõned delfiinid, kes liiguvad koos meiega. Peame natuke lähemale minema, et näha, kas saame kätte mõne koletise. Meil on mõned ilusad kalad juba jahutuskastis, aga seda suurt koletiskala, mida tahame kokale hiljem tuua, meil veel pole. Siin vee peal olemises on midagi erilist, mehed. See peegelsile meri, päikese käes olemine. Olen praegu selle elu eest nii tänulik. Meil on kapten siin taga, tõeline legend. Ja raegu me teeme täpselt seda, mida armastame. Hüppame vette ja püüame kala. Ma tõesti tahan kala kätte saada, mehed, sest see kokkamine on miski, mida olen juba kaua oodanud. Meil on siin keegi väga eriline, nagu te teate, ja ma ei jõua ära oodata, et teile mõnda pöörast retsepti näidata. Te teate, et minu kokkamistiil on üsna, nimetame seda lihtsalt lihtsaks. Ma arvan, et see on lihtne. Ei, see on hea viis seda kirjeldada. Tavaliselt püüan lihtsalt kala ja viskan selle lõkkele. Mõnikord on see sellepärast, et see tõesti maitseb imeliselt. Lihtsalt kala otsetulel. Aga mõnikord, kutid, on hea olla natuke peenem. Ja just seda me täna teeme. Me läheme täiega peeneks. Boom, 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 boom. Me läheme korralikult peeneks. Me teeme hiljem ühe hullumeelse kokkamise. Võib-olla väikese peo, keset ookeani, lõkke, mõnus meeleolu. Mida sa veel elud tahad, mees? See saab olema hullumeelne, aga kõigepealt peame toidu hankima. Olgu, lähme. Nagu näete, on meid praegu igalt poolt ümbritsetud. Meil on siin kõik need seadmed, mis püüavad kala. Seal on ka üks, kuhu saame sukelduda ja siin on veel üks. Põhimõtteliselt siin me hakkamegi ringi liikuma. Loodetavasti liigub siin ringi mõni ookeani hiiglane ja me saame midagi head kätte. See on igatahes rünnakukava. Olgu, pange varustus selga. Lähme sisse, lähme! Mul on supervõimed, kallis. Appi. Ta võttis kogu liini endale. Appi, võta üle, vend. Ta võttis kogu liini endale. Nad oleksid võinud mind ära uputada. Võta see. Ootse. Vaata seda seal, kallis. See on hiiglaslik vahu. Te kõik nägite, kui ohtlikuks see läks, mees. See vahu tõmbas 70 meetrit nööri välja ja mul polnud enam midagi alles. See vedas mind vee alla ja sellepärast kutsusingi kapteni appi, sest need asjad, nad on ookeani kiiruselt teised kalad.
ohe vägeva purikala järel pärast võimsat purikalat. Ja see siin, see on õhtusöök, kallis. Ma olen praegu nii elevil, vaata seda asja. See on ahven, mees. Poiss, olgu, ma olen tõesti elevil. Vaata seda siin, kallis. See on ilus vahu. Ma olen nii elevil. Kutid, kas te nägite kaptenit? Ta on täielik legend. Ta viib mind alati parimate kalade juurde siin ja ma olen praegu nii elevil. Aga ma tahan teile midagi väga lahedat näidata. Vaadake seda siin, kutid. Ma märkasin midagi kala sees. Kui te tulete natuke lähemale, siis näete seda. Ma proovin seda sabast välja saada, aga vaadake seda. Vaadake just sinna. See näeb välja nagu väike konks. Jah, mis sa arvad, kust see pärit on? Proovi teise kalamehe oma. Teised kalamehed? Kuule, teised kalamehed olid natuke alavarustatud. Vaata seda asja! See on kinni Waho küljes! Kas sa teed nalja? Sa nägid ise, see pani minema nagu hull vedur, täiesti pöörane ja praegu on ainult üks asi, mida öelda. Wuhuu! Näeme, mees, täna sööme hästi, see on kindel, olgu. Ma olin praegu nagu virsikutid, ma pean ennast rahustama. Olgu, ma tahan, et te vaataks, kui metsik see koht tegelikult on. Näete minu selja taga, see koht on sõna otseses mõttes bambusest tehtud. Me oleme praegu keset ookeani, minu ümber pole midagi ja mida me teeme on see, et teeme lõkke üles, paneme kõik küpsema. Peame olema ettevaatlikud, kuhu astume. Kas te nägite seda, kurat? Ma kukun selle asja põrandast läbi. Meil on täna olnud üks kõige pöörasemaid päevi. Te nägite, me saatsime selle täna hommikul vara sügavasse sinisesse ookeani ja meil on legendid siin samas. Ma tahan öelda suur aitäh, kapten. Tema oli see mees, kes viis meid täna selle hiiglasliku vahuni ja vend, meil on sulle häid kalu, nii et te arvasite õigesti, me oleme praegu sellel ellujäämisparvel. Meil on siin see lõkkease ja mida me teeme on see, et me hakkame selle põlema panema, mees. Mis saaks valesti minna? Me oleme keset ookeani verise bambuse tüki peal ja üritame tuld üles teha. Tead, selle nimel me elamegi. Kullake, on aeg see asi põlema panna ja vaadata, millest sa tehtud oled, hei vend. Lähme, kokk hakkab tööle, lähme. Siin on meil see vikerkaarejooksja, nagu näete, sain täna ilusa tabamuse kehasse ja see kala siin on tegelikult üks parimaid sashimi kalu ookeanis, nii et meil on siin kokk olemas. Ta hakkab nüüd oma asja ajama, näitab meile, kuidas ta seda puhastab professionaalsel moel. Siin parvel keset ookeani asume asja kallale. Teeme ära. Me hakkame kala sisikonda eemaldama, pannes noa õrnalt kõhtu, et mitte sisikonda katki teha. Ja nüüd, nagu te näete, on kogu sisikond sees, viskame selle ära ja kuna me oleme keset ookeani, võime selle lihtsalt kaladele sööta. Ja nüüd keerame selle ümber ja lõikame kõhu poolt lahti. Kui ta seda kala puhastab, võtan mina väikese salakaval lonksu. Teate küll, oleme siin keset ookeani, võib ju paar vahust võtta. See on nii keeruline, sest parv liigub nii palju ja ma lihtsalt veendun, et ma ei lõikaks endale kätte, sest see on kõige tähtsam. Nagu näete, teeb ta praegu üsna tavalist kalafileed. No, öeldakse, et see on hea fileerimistöö, kui sa näed ennast läbi kala. Ma söön selle ära. Hei, mis see neetu kapten siin taga teeb, sõber? Kas lähed kalaga vetsu või? Hei, ta läheb parvel vetsu, tead küll. Me sööme sellel asjal, sõber. Meil on siin ilus ülemine filee sellest vikerjooksjast. Ma lõikan selle õukesteks viiludeks ja veendun, et iga tükk oleks läbipaistev. Kas sulle on kunagi kokk süüa teinud? Mitte kunagi. Mitte kunagi. Nii et täna saad sa tõenäoliselt oma elu parima eine. Ja see tuleb hea, kutid. See tuleb hea. Selle nimel me elamegi. Ja vaata seda, mis su T-särgil kirjas on, vend? See on kokandus. Kokandus. See on kokandus. Mida see ütleb? See on kokandus. See on kokandus. Isegi kokk annab seda, kurat. Nad jõuavad teieni väga-väga varsti nende offshore'i sabadega. Paneme selle kohe taldrikule. Anname endast parima, et see näeks kena välja. Sest toit ei ole ainult maitse, vaid ka serveerimine on oluline. Issand, ta on sellega ikka päris peen. Vaata neid kuradi tangisid või mis iganes on, mida ta kasutab. Ja ta on nagu kullast, vend. Tundub, et ta sai need kuninganna paleest. Ta on selle kala valmis teinud, mida sa nägid. See näeb taldrikul tõesti ilus välja, tal on siin mõned koostisosad. Mida sa nüüd teed? Ma teen Ocean Ponzu kastme. Kõigepealt hakkime sidrunid väikesteks tükkideks. Mitte ainult kaunistuseks, vaid ka maitse jaoks. Ja siis on meil vaja rohelist sibulat või kevadsibulat, kuidas iganes sa seda nimetad.
nüüd lisame veidi sojatastet. Pärit. Likom. Likom? See ei kõla õigesti, kas pole? Aga see maitseb hästi. 2 supilusikatäit sojakastet ja väike sort Hispaania oliiviõli. Pigista veidi sidrunit, puista sisse veidi rohelist sibulat maitseks. Meil on kodune karamelliseeritud küüslaugukaste ja alati proovi seda enne serveerimist. Kuidas see maitseb? Ma hüppan mette, ma lihtsalt ütlen seda. Nii hea. See on täiega pöörane. Te kuulsid seda esimesena siin. Olgu, meil on kaste valmis, ma arvan. Me saame kala, puistame selle asja peale ja paneme selle asja mu kõhtu, vend. Kaunistame seda tasa. 2 sidruniviilu. Ta on sellega peenutsev. Kaste, pane kastet peale. Issand, vend. Kas sulle meeldivad mehed? Ma olen õige katoliikane. Muidugi mulle meeldib majonees. Muidugi. Ära kasuta oma suud. Ma ei taha, et sa selle alla neelaksid. Mul ei ole 3. kätt. Sa just kasutasid kuldseid tangisid kala serveerimiseks ja nüüd kasutad oma suud majoneesi serveerimiseks. Mul ei ole 3. kätt. Kuidas kurat see töötab, vend? Kuidas see töötab? Ta kasutab kuldseid tange ühe roa jaoks ja järgmiseks kasutab oma neetud suud. Ole nüüd mees. Ja seda ma nimetan metsikuks ookeaniks. Sashimi. Issand, ma ajan ila. Lähme. Ma toidan sind ise, sest sa ei puutu seda ilusat kunsti oma kätega. Te kutid hakkate mind sellepärast vihkama, aga ta hakkab mind toitma nagu beebit nende kuldsete tangidega. Pärast seda näete, kuidas ma võtan kuldse paadi, lähen odaga kala püüdma, teemand oda püssiga. Te näete veel? Kapten esimesena? Jah, kapten esimesena. Ta lõikas, hei, ta pani meid sellesse kalasse, jah? Peatu. Isegi kapten on nagu, mida pagan ta mulle süüa annab? See on hea. Meeste asjad. Kas see on siis päriselt hea? Ei, ta hakkab kohe selle välja sülitama. Kas sa oled kunagi varem toorest sashimit proovinud? Mitte kunagi. Kas see on esimene kord? Mitte kunagi. Hästi. Ma teen täna õhtul sulle süüa, kõik on korras. Tavaliselt luban ainult ilusatel naistel endale süüa anda, aga selle ühe korra teeme erandi. Olgu, tule sõber, anna mulle. See on inus, mees, ma annan sellele 9 punkti 10. See on tugev tulemus. Ma serveeriksin seda rõõmuga kuningannale, kui ta veel elus oleks. Sidrun annab mõnusa happesuse, soolane ja kreemias tänu majoneesile. See on tõesti ilus. Tubli töö, vend. Aitäh! Kuule, kapten sülitab toidu välja. Praegu, kapten, tule siia, tule siia, tule siia. Sa peaksid olema kokk ja nad sünnitavad selle välja. Ma mõtlen, nagu sa näed, see on toores. Oma elus pole ma kunagi proovinud sashimit. Mitte kunagi. See on esimene kord sashimit. Ma armastan sashimit. See oli päris hea, aga kapten oksendab sõna otseses mõttes tagavend. See on nii hea. Nagu näete, pidime need vahutükid kuradi jahutuskasti tükeldama. Need ei mahtunud isegi sisse. Ma arvan, et paneme need nüüd küpsema. Vaata neid värve selle asja peal. See on terve päeva jää peal olnud, nii et hakkame pihta. Võtame selle ette, puhastame ja fileerime. Vaadake, kui värske see on. See kala ujus veel paar tundi tagasi. Siin on meil luustik olemas. Söös ära, vend. Anna minna. Nii, poisid, meil on kauss siin olemas. Ma arvan, et kala on väikesteks tükkideks lõigatud. Mida me nüüd teeme? Kõigepealt paneme jahu ja siis midagi sarnast nagu KFC praekana, sest ma üritan saavutada seda, et maitseaineid poleks liiga palju. Aga väljast on sul praekalakoorik ja seest üliõrn ja pehme nagu vahu. Nüüd on oluline hetk, sest paljud inimesed lisavad sellele vett, aga viime selle järgmisele tasemele, lisades õlut. Õlut me kasutame, sest vihje alkoholi kasutamisel toidu valmistamisel. Paljud inimesed valivad alkoholi kasutades kõige odavama alkoholi supermarketist. Okei, aga mina eelistan tead mis? Vali alati alkohol, mida sa ise jood, sest kui sa seda ei joo, miks sa peaksid seda sööma? Ma arvan, et ta on praegu natuke hirmul. Vend, sulle see meeldib, okei? Tegelikult on see päris muljetavaldav, oleks parem, kui ta valaks selle mulle otse kurku. Ei, ma ei lase sul seda mulle kurku toppida. Sa oled mind juba kuldsete tangidega toitnud. Nüüd segame selle kokku ja seejärel tahad saavutada just sellise konsistentsi. Mitte liiga vedel, mitte liiga paks. Olgu, te näete praegu, et ta koorib ananassi lihtsalt väljaspoolt. See on tegelikult hullumeelne, vaadake seda kutid. Meil on kokk taga, me hõljume keset ookeani. Mõned õlled. Maisterkokk, mida veel elult tahta? Mees, tänavasime wahuud. Olgu, nüüd on tõehetk. Mis saaks valesti minna, kui oled keset ookeani ujuval bambusparvel?
hakkame sellel lõkke alusel tuld tegema. Kapten, hoia mu õlut, loe särki, see on kokkamine. Paneme asja käima, lähme! Meil on keset ookeani, sellel bambusparvel tuli üleval. Jah! See on vinge mees, olgu, on aeg kaptenil kokkama hakata. Loodetavasti suudame talle midagi süüa teha, mida ta välja ei sülita. Iga kord, kui ma olen selle neetud kapteniga, kasutata alati bensiini. Ära peida seda selja taha, vend. Ära peida. Tal on bensiin kohe siin. Nii ta selle tule süütabki. Nonii, vala bensiin peale. Räägi meile, kuidas sa seda tegid? See on bensiin paadimootorist. Sellepärast ta liikuski täna nii aeglaselt, kurat. Kuulge, te ju teate, me teeme seda vahutava kala purskkaevu, kus viskame õlle kala suhu. Aga selle puhul ma ei usu, et see õlu kala suhu mahub. Aga ma näitan sulle Austraalia moodi, vend. Võiksime su koostisosad natuke kõrvale tõsta. Aga ma annan selle sulle üle. Oled valmis? Tahad, et mina teeksin seda? Ja muidugi sina. Valmis? 3, 2, 1. Joe ära, vend. Hästi. Joo lõpuni. Kivil läheb mölluks. Lähme. Iga päev on siin pidu. Lähme. Issand jumal. Ma ei oodanud seda. Olgu, ma pean end puhtaks tegema. Lähme. Ma tulen kiiresti veest välja. Me oleme terve pärastlõuna siia kalasoolikaid visanud. Te teate, et selle nimel me siin elame. Mõnus olemine. Meil on kapten, meil on kokk. Hihi, lase käia! Kommentaarides käib praegu korralik möll. Te teate, et ma armastan teid väga. Me proovime kala jahus paneerida. Tee ära, poiss. Ilus, vaata seda. Vaata seda. Ja siis paneme selle vedelasse tainasse ja raputame üleliigse maha. Jah, te ei usuks seda iial. Tal on juba kuldsed pulgad väljas. Tal on kuldsed pulgad, sõber. Kuldne pulg, mees! Mida sa tegema hakkad? Vaata seda. Või meil on ananass, meil on kala küpsemas. Kuule, see on parim tiimmees. Kapten õhutab tuld ja meie kokkame siin kaunis kohas. See on elu, mees, see on elu. Ma tahan kala 2 korda praadida. Põhjus on selles, et ma tahan, et õlitemperatuur tõuseks uuesti ja kala saaks minut või 2 puhata, et seda mitte üle küpsetada ja anda sellele topelt koorik. Te teate, et siin avamere platvormidel teeme me lihtsalt seda, mida armastame. Ja see on uskumatu, kutid, et saan suhelda nii andeka inimesega nagu Pablo siin. Te nägite, et saime näidata oma sukeldumis- ja avastamisoskusi ning tema sai näidata oma kokandusoskusi. Kõigile seal väljas, kutid, see on lihtsalt sõnum teile kõigile. Järgige oma kirge, minge selle poole ja te ei kahetse, eks. Minge selle poole, jälitage seda, lähme. Okei, ta praeb seda praegu 2 korda. Ta paned need kalatükid uuesti õli sisse. On aeg kala välja võtta. Lihtsalt kuulake seda. Nagu näete, need ongi need maagilised kuldpulgad siin. Mida me teeme on see, et me tegelikult saadame need ühele teist. Te nägite, kuidas see tüüp söötis mind nendega, nii et peate video alla kommentaari jätma. Parim kommentaar, kõige naljakam kommentaar, see, mis saab kõige rohkem laike, mis iganes on parim kommentaar, ma saadan sulle need kuldsed pulgad või söögipulgad, mis iganes need on. Kõik ilusad koostisosad on siin olemas. Meil on kala, meil on laim, meil on ananass. Kas sa paned selle meie jaoks kokku? Muidugi, vaata seda koorikut, vaata seda, ilus. Hästi, mis me teeme on see, et võtame ühe vahukala, natuke ananassi ja siis pigistame peale veidi laimi. See on ketchup manis, kuna me oleme Balil, Indoneesias, magus karamelliseeritud sojakaste. Ja nüüd lisa natuke oma tehtud küüslagu kastet. See on olnud üks kõige pöörasemaid päevi üldse, kutid. Meil on siin see ilus kalatako, mille kokad on valmistanud. Ma arvan, et on ainult õige, kui me sööme koos. Jah, terviseks. Pane see maha. Terviseks, kutid. Olgu, proovime selle ära. Loodetavasti kapten seda välja ei sülita. Hea, kuulsid seda esimesena siit? Kapten ei sülitanud seda välja. See sulab nende takode peale. Puljong, see on üks parimaid asju üldse. Vaata kuud. Meil on täiskuu. Oleme keset ookeani. Just sellised hetked, kui päike loojub horisondi taha, kogu meeskond on siin väljas, kõik selle parve peal teevad põhimõtteliselt seda, mida nad selles maailmas armastavad. Taustal on vulkaan ja kui on üks asi, mida ma saan teile soovitada, siis see on oma unistuste poole püüdlemine. Ärge loobuge neist, andke minna. Ma armastan teid kõiki. Ma arvan, et mina ja kapten tahaksime pärast nende takode söömist Pabloga lausa abielluda, vend. Väga head. Need on tõesti eliittasemel, mees. See on olnud nii vinge, kutid. Ma armastan teid väga. Hoia, Paula!
lase käia, vend.